no tere, tarekest. nüüd on siis selline lugu, et Mario Kronk varastas minult auto. sellesama Balkankaar platvorm auto. ma ei tea, mis ta sellega tegi. aga ta väidab, et seda autot tema käes enam ei ole. ta kirjutas minuga kirjaliku lepingu. Mario Kronk sõlmis minuga kirjaliku lepingu selle kohta, et ta 1 kuu jooksul parandab ära minu auto, milleks on platvormauto firmalt Balkankaar. no tegemist on uunikumiga, seda enam ei toodeta. ja kui kuu aega sai täis, siis ta ei toonud seda autot enam tagasi, hakkas lolli mängima. nüüd ta viimane kord väitis, et akulaadija on tema käes, aga autot ei ole enam tema käes. ja siis, kui ma palusin abi oma eestkostjalt, et me peame selle asja andma politseisse, siis pole selle asja kohta siiamaani mitte mingisugust vastust tulnud. politsei ei anna mulle mitte mingit vastust. ja kui ma soovitasin pöörduda juristi tasuta nõustamise poole, kus juristi käest saab tasuta nõu küsida, siis minu enda eestkostja põhimõtteliselt hakkas mõnitama, et küsis, et kus need tasuta juristid elavad. nii et ühesõnaga ma eriti ei usu, et ta selle digitaalse avalduse sinna politseisse üldse esitas. sest mitte mingisugust infot mulle ei ole tulnud. ma ei ole saanud mitte mingisugust infot politsei käest. ma ei saa aru, miks ma pean siukses infosulus elama, ma ei saa sellest aru. et põhimõtteliselt mul on nüüd tarvis leida kuskilt keegi, kes aitab mul selle varga, põhimõtteliselt ma ei tea, mida temaga teha. autotranspordi, remondi, töötasu ja tagasitransportimise kulu läks mul kokku 1000 eurot, mille ta põhimõtteliselt pistis enda taskusse ja lihtsalt varastas mu auto koos akulaadijaga. aga noh, ma ei tea enam, kuhu ma lähen. ja siis hakkavad mingisugused narkomaanid mind mõnitama selle auto pärast. kahju, et ma ei saa siin telefonis teha kaamera jagamist, seda ekraani jagamist, et ma saaksin näidata teile, mis asja need narkomaanid kõik seal räägivad ja kirjutavad, et nad ühesõnaga mind endast välja ajada. et selles mõttes, et see asi lihtsalt rikub mu elu ära. see Mario Kronk on lihtsalt teiste inimeste elu ära rikkuv narkomaan, joodik. ma sain alles hiljem teada, et ta on narkomaan ja joodik, kes lihtsalt varastabki teiste asju, et endale narkoraha teenida. et minu vaimse seisundi kuritarvitamine tema jaoks oli täiesti normaalne tegevus. noh, ma ei oska kuskile minna, ma ei oska kuskilt abi paluda. põhimõtteliselt ma ei saa mitte midagi muud teha. kui ma nüüd pääsen kuskile petturite gruppi sisse, siis ma kindlasti sinna gruppi teen postituse selle kohta. mul on tõendid olemas, mul on kirjalik leping olemas, Mario Kronki ja minu vaheline sõlmitud kirjalik leping. mul on videosid selle auto kohta, kui ma selle auto ostsin. mul on isegi üles filmitud see video päris mitmes osas, sest mul kaamera jupsis. lõpetas iseseisvalt filmimise ära, kui ta seda autot püüdis ära viia. et selle ma nagu salvestasin ka üles veel asitõendiks. et kui midagi on, et see on mul ka ilusti üles salvestatud. ja mul on olemas ka video selle kohta, kuidas ta tuli ja viis akulaadija ära, öeldes, et ta tahab auto akut laadida sellega, et ta olla selle auto aku enam-vähem korda saanud. issand, ta on nii palju mulle siin valetanud, et nüüd ei ole muud teha, kui tuleb lihtsalt oodata, kuni keegi aitab mul sinna gruppi sisse pääseda.
ja siis ma hakkan selle varga kohta järjepidevaid postitusi tegema. Kahju, et Facebooki ei saa häälsõnumeid postitada. Muidu ma postitaksin kõik need häälsõnumid, mis ta teha lubas. Selle auto kohta, et millal ta lubas ära tuua ja kõik siuke asi, aga noh, kahjuks ei saa seda teha. Mul on seda autot väga vaja ja nüüd, kus mul seda autot enam ei ole, põhimõtteliselt 2025 eurot ma maksin selle auto endisele omanikule, ostsin tema käest selle auto ära ja põhimõtteliselt see kuradi Mario Kronk võtab selle koos 1000 euroga endale, parseldab auto maha, kirjaliku lepingu mõjujõust ta pole aru saanud ja minu eestkostja ka veel mõnitab mind lisaks nendele narkomaanidele. No ma ei tea, kuhu ma lähen, mida ma teen. Aga olgu siis selleks korraks nii palju. Eks ma jätkan postitamist ja vaatan. Minu mõõt on täis, sest suvi on kohe-kohe käes. Vaja oleks Saaremaalt talvekorterist minu vesijalgratast siia Tallinnasse tuua, et Harku järve peal sellega jälle sõita saaks. Ei, ma ei saa, sest Kiku ei aita mind. Ta viis selle minu vesijalgratta Saaremaale, sest Timo käskis tal seda teha. Siis kui Timo tal midagi teha käseb, siis ta jookseb kohe. Aga siis kui mina midagi tal teha palun, siis on ei. Ma mäletan väga hästi, mismoodi ta varastas minu tagant ära raha, mis ma kogusin raudrüü ostmiseks. Ma kogusin tolle ajal kokku matša üle 3000 euro. Raudrüü maksis, kas see oli 870 eurot. Panime selle raha konto peale, et ta saaks ülekande teha. Aga tema mis tegi? Varastas ära selle raha ja mina jäin oma raudrüüst ilma. Ja nüüd kiusata mind selle autoga. Täpselt samamoodi. Timo korra nipsutab sõrmi, siis Kiku jookseb nagu koer tema juurde. Kohe-kohe, jah, mis on vaja, kohe teen. Aga siis kui minul on vaja midagi, siis ta ei tee mitte midagi. Siis ta ei liiguta lillegi. Ma ei saa aru, kuidas saab selline inimene olla eestkostja, kes varastab, kiusab. Ma ei tea, mida ma teen. Mul ei ole kuskilt abi saada. Eks ma siis istun terve oma ülejäänud elu toas, sest mul pole õues mitte midagi teha. Ja mitte mingisugust nii-öelda mõtestatud tegevust mul ka ei ole, sest kõik minu hobid on mu enda eestkostja põhimõtteliselt ära rikkunud. Kiusu pärast muide.